plaaninud üldse ülikooli astuda või vähemalt mitte siin Eestis. Põlvas meil oli kuttidega oma YouTube'i kanal Põlva Põrsad. Kõik kiitsid, et täiega geeniused. Tagantjärele mõeldes oli see muidugi sihuke piinlik Põlva pruunhuumor. Aga tollal tundus küll, et mis siin enam õppida. Head ideed on vaja, veits pappi ja bäm, lähebki Hollywoodi uks pauguga lahti. Aga vanemad tõmbasid mu American Dreamile kärmelt kriipsu peale, et nad ei jaksa mul ühe otsa piletitki osta ja ei luba mind USA tänavatele narkariks. Klassivaataja pidas ka arenguvestlusel pika loengu, et Eestis maksavad ikka diplom ja tutvused ja neid saab ainult ülikoolist. Siin ma nüüd siis olen. Väga hea. Sirje, kõht sisse, kõht sisse. On kõht sees. Sa suudad rohkem. See pilt jääb eluks ajaks seina peale rippu. Rein, muretse oma kõhu pärast. Ärge hakake vähe. Kuidas Põlvas öeldakse? Issand, tee pilt, jää vaik. Ja, noni. Aitäh. Nii, kas te saaksite meist paar klõpsu teha? Ja, aitäh. Ja, Sirje, kõht sisse, kõht On sisse. kõht sees, issand jumal. Paar naljapilti ka. Sirje, naljapilti ka. Nii, üllatus. Aitäh. Kuule, ma teen teist ka. Jaa, tule või? Tule. Kahekesi. Jaa, tule. Sul rohkem lilli ei ole? Mul ei tulnud kedagi. Ongi parem. Muidu tõmbab mesilased ligi. Nii, tule ära, tule. Nii. Väga hea, kui ei teaks, et lõpetajad ütleks kohe pulmapilt. Rein. Kõht sisse. Karl, kõht sisse. Aitäh. Tšau, Karl. Tõesti. Palju õnne. Sulle ka. No nii, perekond Valk. Nüüd sööma. Mina maksan. Sul ei ole kaartigi kaasas või? Maksangi. Sinu kaardiga. Paugupill. Ainult ema peab sõidu ajal kütust peale valama. Põlvas siia kuupalk. Ma juba ammu ütlesin, et peaks midagi ökonoomsemalt vaatama. Et elektrikas või? Ratastega pesumasin. Hakkad Põlvast tulema, eks ole, paned pikenduse taha ja vau. Mis siin rääkida, kõik, mis oli, läks sinu üüri ja elu peale Tallinnas. Rein, poisil on pidupäev. Jaa, muidugi. Täna on pidupäev, rõõmupäev on täna, jaa. Oota. Tule meiega koos sööma. Oota, isa. Mina maksan. Oota, endal sul ei ole kaarti. Maksan tagasi. Aitäh, mul on üks kohtumine. Ilma minuta, jah. Vabandust. Tuult tiibadesse. Jaa. Jaa. Meil on nüüd Sirjega 2 aasta jooksul esimene kord, kui väljas sööme. Jaa, kusjuures praegu öeldakse seda, et väljas söömine, see on üldse odavam. Need elektrihinnad on... Ja, me mõtlesin, et ostame selle dünamoga ratta, et Sirjeka väntab, mina vaatan teleka. Ja mida sa seletad? Kogu aeg lase teistel inimestel rääkida. Karl, räägi, mis su plaanid on? Mul on paar päris head telesaate mõtet, et tahaks neid produtseerima hakata. Tegelikult tunni aja pärast ongi Kaupo Karelsoniga kohtumine. Kes see on? Kaupo Karelson. Ta on Eesti siis üks parimaid meelelahutussaadete tootjaid. Rahad hakkavad liikuma nüüd. Jaa, rahad. Eks ta ikka liigub, aga kui palju, seda ma ei tea. Alguses ma olen ilmselt kaasprodutsent, et siis ma pean jala maha saama ja äkki saan enda seriaale tegema hakata või isegi filme. Minu poiss. Filme. Minu poiss. Ma ütlen sulle, Sirje Linnuka, meie raha ei ole tuulde loobitud. Kuidas me kannatasime? Ema pidi isegi väike laenu võtma. Rein, kuule, teist korda nüüd sama päeva jooksul. Lõpupäev on ju. Poiss on nüüd mees, valmis läbi lööma ja tõestama, et meie raha ei ole maha visatud. Kurat, peaks ühe terava tegema. Ei. Mina selle sinu surmarelva rooli ei istu. Üleüldse, ma mõtlen, ma olen bussiga, tead, sihukest kärsa aisu tuli terveda. Kuule, miks sa pead? Täna ju lõpupäev. Tegelikult peakski liikuma hakkama. Ei, me viime emaga su ära. Jaa. Ei ole vaja. Ei ole vaja. Kogu aeg oli vaja ja nüüd enam ei ole vaja. Vasti on nii, et ei kõlla ka enam. Aga see ei ole siit üldse kaugel ju. Sööme ära, siis viime sind emaga ära. Ma võin ju helistada. Kuhu meil kiiret? Laupäev.
Selleks kellaajaks, kui meie emaga Põlvasse jõuame, sa ei kujuta ette ka, missugused ummikud Põlvas on. Kuule, väga hea. Nagu kodus, Mida ka ramba vahel? Ei ole. Munad kivvi siis, nagu öeldakse. Aitäh. Oda, Karl, oda. Mis sa teed? Sul on üks tutt tõsti sinu peas. Rein, ei tee praegu ühtegi rõvedat nalja. Et ma siis lähen. Et ei pea ootama jääma, et meil võib mitu tundi minna. Ei noh, ma ajan telgi püsti siis. Rein, no kuule, noh. Küll? Karlike. Jah. Ootame. Tšau. Tere, Karl Valk. Kaupo Korraldus. Ma tean jah, et te teete väga häid saateid. No mis mina teen, kogu tiim ikka teeb. Soovid sa kohvi, teed vett? Võtaksin vett. Nii. Koolist öeldi, et sa oled väga andekas poiss ja sul on kindlasti palju toredaid mõtteid. Ja, ikka on, et praegu ongi see, et ei teagi, kus kohast, mis otsast minema hakata. Aga alusta näiteks kõige paremast või tahtsid spetsiaalselt kuidagi alustada kõige kehvemast? Kõige kehvem, ei. Et noh, kuidas ma ütlen, et... Rahu. Mina usun sinusse. Et saate mõte ongi siis, et on megashow. Okei, megashow, jah. Ja et see on selline täiesti pöörane ja erakordne jutusaade. Millist formaati see meenutab? Ma arvan, et sellist asja ei ole ka maailmas tehtud veel, et täitsa uus. Okei. No, mina ja kogu maailm ootame, et seda pöörast mõtet siis. Et see ongi siis selline saade, mis hõlmaks endas kõiki formaate, mis maailmas juba tehtud on. Et noh, kaudselt muidugi, et majanduslikel kaalutlustel peab arvestama, et noh, kes meist trahve tahab saada, et seal võikski olla, et maskis saatejuht näiteks, et ei publik ega vaataja, et keegi ei saa aru, et kes see saatejuht on. Või näiteks Hirmufaktor, kus kohas siis Taukar ja Toome on, et Taukar ja Toome, jah. Taukar ja Toome, et nad on kuskil usside keskel ja siis vaatavad, et kumb siis kõvem vend on. Ja tegelikult igas saates võiks Guinessi rekordid ka murda, et näiteks minuti jooksul pead ära sööma siis 10 muna, et Eesti pealt on vaja lihtsalt need inimesed siis kokku leida, et talendid, kes siis noh, sööksid minuti jooksul 10 muna. See oli mõte, jah. Ja siis ongi, et saates on veel publik ja bänd ja show ja kohe alguses võiks tegelikult Vello Vaher tulla hammastega, noh, sõidab sisse trossiga stuudiosse, hammastega hoiab kinni, ja siis ongi selline, et opadi, et mis edasi, et täitsa põnev kohe. Ja siis tegelikult saatejuhid võiksid olla ka, et võiksid teha välilülitusi, et näiteks rammumeestega pistaksid rinde, et seal ongi, et siis, aga noh, see on ka muidugi ette salvestatud, et majanduslikult on niimoodi, noh, et on mõttekam, et ja siis, et selle saate geniaalsus ongi, tegelikult siis võiksid olla poliitilised sketšid ka vahepeal, et selle saate tegelikult võiksid olla välilülitused ka kuulsate inimeste koju, kus siis on intervjuud, et selle saate geniaalsus seisnebki selles, et keegi ei tea, mis juhtub, et tavaliselt on niimoodi, et külaline tuleb saatesse, siis on mäng ja intervjuu ja muusika ja niimoodi, et aga meil ei tea küll, et mis saab. Ja saatejuhtideks võiks olla siis selline dünaamiline koomikute tuua või prevalentsemad näitlejad, et selline tandem-efekt võiks tekkida. Okei, selline mõte, jah. Et, ja maskist tantsija võiks ka olla. Okei, maskist tantsija on olemas. Me hakkame seda järgmine hooaeg tootma. Aga kas sa, Karl, tead, kus kohas me elame või? Et ikka Eestis elame. No just. Ja see kõik, mida sa räägid, see kõlab lihtsalt nii kallilt, et noh, sellist raha ei ole siin olemas. Või no, kui selline raha on olemas, siis see, kes selle saate tellib, see peab olema surmkindel, et see asi toimib. Tal peab olema usk sellesse formaati. Mul on üks idee veel. Kuidas sa kujutad ette, et ma lähen kanalisse, et ma ütlen, et meil on selline saade, kus on lihtsalt kõik saated koos. Mul tegelikult ongi üks idee veel, et mis müüks võib olla. Tead, kui mulle on sadu mõtteid ära öeldud.
Et siis kontori tunne, et oleks selline, et läheks erinevatesse ettevõtetesse, et korrastatakse kontori ja laopindasid, et töötajatel oleks turvaline ja hea töötada, et ettevõtte pankrotti ei läheks. Okei. Ja sa arvad, et praeguses selles olukorras, milles maailm on, see majanduslik olukord, et mõne Eesti ettevõtte päästab see, et tol kontor korda teha või? Ja kas televaatajat huvitab see, et ma ei tea, saekaatrimeestel, et neil on nüüd mingi uus kohvimasin või mis värvi kardinad? Mida mina arvan või mida ma olen mõelnud, et Eestis ei ole ammu niimoodi tehtud telet hästi, et on mugavalt kuidagi. Okei, siit sul õppetund. Kui oskad, teed paremini, aga ära arvustama tule. Ma ei tahtnud olla kuidagi ründav või ma lihtsalt mõtlesin. Karl Falk, väga meeldiv. Ja palju on lõpetamise puhul ja... Mul tegelikult üks mõte on veel, et võiks olla OP 2, et see on selline kultuurisaade. Kuule, super. Kirjuta lahti, pane meili. Ja loo. See on küll super mõte. Selle teeme igal juhul ära. Tšau. Tšau. Rahad liikvel? Raha ei ole kõige tähtsam. Muidugi armastus on, aga raha võib ka armastada. No ütlesid välja. No ära nüüd pahanda, Siirek, see oli nali ju. See, et sul paar kortsu juures on, ei tähenda, et ma siin lakka ei tahaks vedada. Rein! Mis Rein? Karla on juba suur poiss, teab küll, kuidas asjad käivad. Mulle tahtsingi küsida, et sul pruute ka. Kuule, laps tuleb töövestlused. Sa küsid mingid, mis pruudid, no mis jutt? Sarved tuleb maha joosta, mina omal ajal. Hästi. No. Ei, väga hästi. Asi läheb käima kindlasti. Avansi peab ette küsima. Meelelahutusäri, see on väga karm, seal sõidetakse lihtsalt üle. Mina omal ajal Haukalaadal, tead, seal oli see võistlus pudelõlut aja peale, lava peal. Tegin siis õlle silmaga lahti. Sank! Keerasin korraliku keeru sisse ja 4,7 sekundiga pudel maos ja pärast öeldi see sama pudel oligi auhinnaks. Sõidavad üle, jaa. See on täitsa suvaline lugu ju praegu. Jah. Ja ma võtan avantsi, et te ei pea minu pärast enam muretsema. Minu poiss. Kõigepealt Eesti, siis Euroopa ja siis punased vaibad. Pane pinget peale. Ei ole midagi. Teil on pärast pidu ja kuule, oota, ma annan sulle 5 eurot. Teed naistele välja. Miks ta saab selle 5 euroga siin Tallinnas? Šampa ja lapik segamini, korralik niiduk. Ei, mulle pole vaja selles mõttes. Ei, võta. See on viimane kord, kui ma midagi annan. Edaspidi toetad meid. Viime su koju ja siis paneme emaga maale tagasi. Vaata ema nägu. 160-ga. Võitis ikka värisema kiirteel. Teete, viige mind Kanal 2. Tere! Tere! Kuidas sa näidate? Karl Valk, Jüri Piheli juurde. Ma ei näe, et siin oleks teil täna kohtumine. See vist on eksitus, et kas te saate uuesti vaadata, palun? Tere! Siin on keegi Karl Valk ja teil olevat kohtumine kokku lepitud. Ma saan aru. Jaa, ma ei näe ka, et oleks. Olgu. Ma saadan teid üles. Aitäh! Tere! Tere! Karl Valk. Tere, Jüri. Ma helistasin. Võtan tooli. Ole hea. Ühesõnaga, te ütlesite, et teil on hästi kiire, et siis koha peal on lihtsam asja arutada. Sorry, ma te päriselt ei mäleta.
Et ma pakuksingi uut saadet, Megashow. Mingi... Sorry, ma tõesti mäleta. Kas sul mingi tootmisfirma, produktsioonifirma oli taga või? Ei, ma tegelikult lõpetasin täna, et tahakski ise produtseerima hakata. Et kooli? Jah. Okei. Minul ei ole sellist nagu kogemust veel olnud, et kooli lõpumees tuleb samal päeval tööd küsima. Mis see jah. Et ma võin tutvustada siis natukene seda mõttealget, et mis on. Et see olekski saade ühesõnaga mitmest erinevast formaadist, mida on siis maailmas tehtud, aga sellist saadet konkreetselt ei ole kunagi tehtud. Et seal ongi, et erinevad plokid näiteks, et maskis saatejuht võiks olla, et publik ja vaata, et keegi ei tea, kes saadet juhib, et siis võiks olla hirmufaktori osa ka, et näiteks, et mõtles... Päris üksinda mõtted teha või? Sõber Kevin on ka operaatoriks õppinud ja saab režiiliselt ja tehniliselt aidata, et ma ise tegeleks siin. Kas ma saan nagu õigesti aru, et sul tegelikult mingit nagu päris tootmisfirmat ei ole või? Veel ei ole, aga see juriidiline keha tuleb luua. Okei, no kõige tähtsam on muidugi mõte. Paari sõnaga, millega nagu tükk pihta hakkab? Mis see esimene kaader on, mida kõigepealt näeme alguses? Et mõte oli, et Vello Vaher võiks stuudiosse sõita niimoodi, et ripub hammastega trossi küljes. Ja siis ongi, et ei tea, mis sealt edasi saab. Et seal võiksid olla välilülitused saatejuhtidega, et... Okei, ma ei taha nüüd midagi kuidagi iialgi öelda tudengi ja väga noor inimese kohta halvasti. Ma ei ütle kindlasti midagi halvasti. Pigem ma ütlen, et see on ikka uhke, vägev, super, et sa tuled niimoodi siia. Et meil, ütleme ausalt, ei ole mitte midagi kaotada. Lolliks jäävad alati need inimesed, kes saateid teevad, mitte kanal. Meil on nii palju seda halbu saateid. Meil on sellised jama käinud ekraanil. Aga nii palju on häid saateid, et need üldiselt lämmatavad need. Aga okei. Kes juhib? Jaa, et oligi mõte, et Tõnis Niinemets võiks olla, et näiteks... Üksinda? Et Grete Kuld näiteks oli ka, et käis läbi, et Piret Laos ka. Piret Laos loomulikult. Ma ei tea, kedagi, kes ei tahaks Piret Laost. Fantastiline, eks. Ütle, ma ei usu seda. Sa ei oska midagi, ei tea midagi. Mul vähimadki aimu, mis sa teed, eks. Päriselt nii on ju. Aga proovida tahad või? Päriselt nagu proovida. Teed piloodi, risk on sinu, me paneme eetrisse, rahvas otsustab. Me anname sulle 2 nädalat. Tšau. Tšau, kuule, teeme enne pidu veidi sooja ka või? Ma ei tuleks täna. Mul on vaja ühe projektiga tegeleda. Kuule, come on, ma tulen löön sul ninaluu puruks, täna on lõpupäev. Ma võtan õled, ma tulen siia. Davai, ma olen ära. Tut. Sulati! Ma teen tööd. Kuule, teravat ei taha või? Ma ütlesin, mul on vaja tööd teha. Sa tead, ma ei ole eriline peomees. Muidugi ei ole, seda me teame, jaa. Jaanuar, viimase semestri esimene pidu. Mida teeb Karl? Teksad ära, paneb kuradi limbo kinni. Ja pärast paned Liinega tatti ja... Siis mul läks käest ära lihtsalt. Mis käest ära, kui sul oli ainuke normaalne asi, mis sa teinud oled, no. Peabki elama niimoodi. Tööd teed täiega, pidu täiega, no. Kurat, Liine ei ole kordagi pärast seda rääkinud minuga. Kuule, sa ei ole päris Liine maitse ka, vaata. Liinele meeldib siuksed mehised mehed, siuksed habemega, normaalne. Jaa, muidugi. Sellised oranži mütsiga, habemega ja kollase särgiga. Midagi sellist. Just täpselt see. Midagi sinulaadset. Kurat, ma leian Priit Piusi kontakti. Sa võtsid seda siis? Oi, Googledasin. Google'ist väga tubli. Sa oled väga ilusti koolis käinud. Mis sa arvad, ta paneb Google'isse oma numbri üles. Et iga suvaline vend Kapa Kohilast kuradi vaatab. Et kuradi igav on, ma helistaks Priit Piusile raisk. Ma annan sulle, mul olemas. Tänks. Kes see teine olla võiks? Grete Kuld. Korralik püss. Juhtis Eurokat ka muidugi, väga hästi tegi. Siis natukene lõõpivam olla, just ka nagu Teete Kristjan. Teete Kristjan, no jaa. Võtta veel mingit piuse, no need on kamaluga ju.
Sitaks, vaata. Maiken, Saara, Maara, Märt, Mart, palun. Näed, mul on kõik olemas siin. Aga enne võtad lonksu. Üks lonks, no. Pärast võtad teksad ära ja teeme limbot. Et ma mõtlesin, et saaks kokku ja arutaks, et rahadest ma veel ei oska nagu niimoodi rääkida. Ja et teiseks mõtlesin sinu kõrvale, et äkki võiks Märt olla. Selge pilt. Jah, nuputan edasi. Aitäh. Näge. Noh. No Priit ütles, et tema ei saa, et tal on kiired ajad. Loogist on linnakas tööl ka. Märdil on mingid võtted, et tema kohe kindlasti ei saa. No, Märt avandi siis. No korra mõtlesin. Või see, kuule, see, mis ta on nüüd see, Grill, Tarvo Grill, no see, see Tola, kes seal sarjas mängis? Kait Kall, jah. Võta see. No sul tema kontakti on või? Kuule, seda venda võid küll guugeldada, see paneb igal poole üles oma numbriga. Mõtlesin, et sa võiksid tehnilise poole pealt vastutada. Oleksid alguses operaator ja siis montaaž. No, palju maksad? Ma katsun sponsorid leida. Loogiliselt ma aitan, aga ühel tingimusel. Võtad ühe suure lonksu. Kurat, ma ikka imestan, kuidas sina vastu pead. Paned niimoodi mulle, töö on tehtud ja... See on Anne, mitte Veski. Kurat, see oli äge, see oli nagu kirja kohe. Aga naljakas ei olnud. Kuule, see on mage huumor, see ongi kõige parem. Nagu see, Keljanu. Seljanka. Palju sa joonud oled juba? Sikseri lahendasin tee peal ära. Sa oled 2 kiltsi enne. Keljanu, Sel... Janka. Kuule, davai, paneme liikuma. Ei. Urmas, Eero, Liiv, Karl Valk, et tohib segada korraks. No, juba segasin. Tõesõnaga üks idee on. Ainult üks või? Jah, et meil on mõte siin telesaadet produtseerima hakata, et... Rahad on olemas, Mis telekanalisse see läheb? Sellega ongi see, et praegu toimetame, et no see selgub, et... Oota, mis siin täna toimub, või? See on mingi kooli lõpetamine, või? Iga natukese aja tagant tuleb keegi kuradi õõrub kuradi selja peal ja tahab mingisugust saadet teha. Palju teid lõpetas selles? Oli 11, 10 peale mind. 11. Ja enne teid lõpetas veel 11 ja siis lõpetas veel inimesi ja siin on terve meri niisuguseid inimesi, kes tahavad telesaateid teha. Aga saad aru, läbi löövad ainult üksikud. Enne seda võiksid 10 aastat kaablit vedada ja siis võib-olla avaneb äkki mingisugune aken ja sealt lehvitab sulle keegi ja siis ka alles siis, kui sul on mingid kontakti. Mul on tõesti hea saade. Absoluutselt ei huvita, noh. Järjekordne niisugune tont, kes tuleb ja hakkab rääkima, kuidas ta kuulsaks saab. No ei huvita, noh. Mul on lihtsalt, miks see nüüd maha peate tegema? Aga miks sina ennast nii tähtsaks teed? Ma ei tee maha. Saad aru, sa ei jõua mitte kuskile. Turg on täis. Mina jõuan. Jah, jõuad, sa jõuad. Mine peldikusse, sinna sa jõuad. Kuskile poti peale triipu tõmbama, see on okei. Ma ikka pidasin kenaks inimeseks teed. Ma tõesti, ma olen näinud seda musta alpinist, seda ei tüdrukute õhtu võib-olla vahe. Mida sa jaure, mida sa valetad, noh? Mitte keegi ei pea mind kenaks inimeseks. Tahad ma arvan?
kuidas sinuga on olnud? Su vanemad on ju. Käisid välja rämedad papid, et sa saaksid siin koolis nühkida niimoodi. Ja nüüd oled sa paanikas. Sellepärast, et sa pead neile näitama ja tõestama, et sa saad midagi saavutada. Aga keegi ei võta toru, midagi ei tule välja. Sest aru siin peteti, noh. Kultuuri inimesi toodetakse räigelt üle. Kunstnikke, näitlejaid, purkisittujaid ja eriti sinusuguseid jobusid. Mul on ka ideid, kuule. Anna raha mulle. Sa tahad päris asja teha? Jah, ja mina ei taha teha päris asja. Ma olen tahtnud teha terve elu igasugust paska. Mis su nimi oli? Karl Valk. Karl Valk! Kui ma võin sind aidata. Ma helistan oma paarile sõbrale ja tuttavale, ei kõikidele sõpradele ja tuttavatele, et kui helistab Karl Valk, siis nad võiksid selle Karl Valgu sõna otseses mõttes kohe perse saada. Jah. Tead, mis ma mõtlesin? Et vaata Urmas Eero oli vist, et mis kuradi vend üldse toas mütsiga on, et kuradi prillid on nagu Indrek Tarandil, et kuradi, vaata, sinusugune kuradi kibestanud. Kevin. Halloo. No, kuidas tervis on? Ausalt ma ei mäleta mitte muffi keelest. No kuule, nalja sai, vähemalt korraks. Mis nalja? Mis me tegime? Mis me tegime? Kuule, sina läksid Urmas Eero Liivile kallale. Siis ma panin see takso peale edasi, ma ei tea. Ma ütlesin, ma ei ole mingisugune peomees. Kuule, teeme peaparanduse või? Kuule, Kait Kalja helistab. Kalja tagasi siis. Halloo, Karl Valk. Tervitus. Kuule, ma suhtlesin hommikul Piusiga ja mõtlesime, korra võib ju arutada seda asja. Täpselt ei saanud eile aru, mis projektiga tegemist. Sa saatsid ka öösel mingi 14 sõnumit. Kas sul on kuskil kontor või kus me kokku saame? Et eile pakkusid välja kell 2, see ongi poole tunni pärast. Mul kontorit ei ole, et mul on kodukontor, aga see on remondis praegu, et ei jõua võib-olla valmis. Et kus me kohtume? Kus sa elad üldse? Männikul elan. Ahah, ma vaatan, mis seal lähedal oleks hea, kui auto parkida ja siis annan teada. Aitäh. Nägemist. Kus muidu? Ei pea uid eesklema. Ja mis ta on, pusimist on, sama asi, kiikad proovid. Mis on siis? Tead, peaks helistama või? Peaks küll, jah. Veits kahtlane tüüp ise kutsub kohale ja see piljaks. Nagu Koma ütles, et kui tahad lennukile jõuda, siis jõuad. Et erialatundi tahad jõuda, siis jõuad. Et see järelikult ei ole projekt tähtis. Ma niikuinii oleks ära ka öelnud ilmselt tüübil esimene projekt, et siuke kahtlane. Aga kohale tulid ikka. Ei, ma saan aru, ma ka mõtlesin, et kuulab ära, et viisakusest. Tüüp eile helistas üldse, rääkis lapsepõlvest ja Põlvast, kutsus külla ja sauna ja... Lähed või? Jaa. Tere. Karl Valk. Kait. Tõnis mina. Ei ole ka vaja tutvustada, tuttavada. Kõik hästi või? Kait helistas, ma olin jõusaalis, just läkski kiireks, vaatasin kella, opodi kell niimoodi jookseb. Tulin kohe siia. Ma võtan vett. Panad juures. Noh, kuule, muidugi eile oli lõpupäev juba, et mul oli lõpunädal. See väga show. Äge saade. Ma ütlesin, et teie võiksite saatejuhid olla. Mis äge osa seal on siis? Ma mõtlesin, et stuudiopublik külalised ja loomulikult saatejuhid, et... Stuudiopublik külalised ja saatejuhid ja sihukest asja ja show ja sihukest asja ei olegi Eestis varem tehtud.
ega mul kirjas ei ole ausalt öeldes midagi. Mõte oli selline, et võiks olla külalised, intervjuud, siis on välilülitused, sketšid, Guinessi-rekordite murdmine, talendid metsast, maskis külalised, et vaataja ei jõua ära väsida, et ei teagi, mis kohe järgmisena otsa tuleb. Kes seda rahastab või kus üles läheb üldse? Et seal on piloot peab valmis olema, et siis kanal äkki ostab ära. Rahastus tuleb ka korralik, ma otsin sponsorid ka, et juba töö käib. No mul endal on see, et mul tegelikult siin hakkasid just teatris proovid, et ma ei tea, kas mul nagu siuke amps üldse mahub graafikusse, aga... Mul endal ka ma kirjutan stand-upi praet ja äkki üldse nagu mõtled nagu läbi telgema. Et 2 nädala pärast piloot valmis olema. Et üsna intensiivselt peaks pihta hakkama. Hopsti. Kuule, ma pean praegult raadiosse minema, et intekas, et ma vaatan graafiku üle, ma olen õhtul teada. Jah, ega mul ka, et ma ka vaataks üle ja siis annan teada, et isest nagu ideel jumet on, aga... Ma mõtlesin, et saatejuhtidele paneks 1500 per nägu osa eest siis. Ahah. Summa isest on nagu okei, aga... Aga kõigepealt vaatab graafikud üle, et siis räägib rahast, et tule, et thanks. Jep, olgu siis. Aitäh. Megashow. Mul on siin sügisel plaanis teha gigashow, et tahad või? Ma ei saa, mul on endal ultrashow. Kogu aeg on äge ja hästi palju erinevat. Mul oli ka hästi palju ägedat plaanis just. Ja rahvas ei väsi kunagi ära. Ja isegi kui väsib, siis algul, aga lõpus on puhanud. Okei. Meil on naljavend, koolist tuleb, kogemust pole, rahastust pole, kohe megashow peale. Siis naiivne, jah. Tüüp oli räigelt närvis ka. Sa ei oleks. Esimene asi ja... Mul on praegu niimoodi, kui ma castingul lähen, ikka võtab jala verrisema. Sul ja võib-olla. Eriti kui tuleb näiteks Pääruoja või Tambet Tusk enne mind välja, siis ma ütlesin, et ma räägin telefoniga. Eks sa peadki. Veits kahju ka tüübist tegelikult. Ei no jah, tegelikult esimene asi ja ei tundunud ka nagu raha peal väljas ole, et või siuke pahatahtlik tahtsid äget asja teha. Ja, no raha oli ikka päris korralik ausalt öeldes. Mõnes mõttes teatri aastapalk ja teeb mingi 10 saadet ära ja kui piloot isegi eetrisse ei lähe, siis pole hullu ju. Hakkab minema, siis on endal lõbus ja on raha ka ja... Ja samas, kui siin mingi 4. lockdown tuleb, siis on nagu siuke rahaline buffer hea, et... Mis lähme sisse ütleme, et teeme või? Kuule, oota nüüd, Me just ütlesime, et me vaatame graafikud üle, et kas saame, siis me oleme 5 minuti pärast tagasi sees, et jah. Ootame veel 5 minutit. Oot. Arve maksime või? Ei. Kas tohin teile veel midagi pakkuda? Ma hakkan minema, et ma maksan vee eest ära. Aga kook ja kohv on ka veel maksmata. Et nad läksid ära. Et ma siis maksan need ka. Ja kas kaardiga või sulas? Viipan, jah. Tagasi lükatud on. Ei läinud läbi. Sa ma teen ühe kõne. Jah. Tšau. No küta. Kuule, saad sa mulle väikse laenu teha? Kuule, ma ei tea, sõpradel niimoodi võlgu anda. No 20 eurot. Sul on nii hädasääl, ma panen soti sulle. Ma panen sulle oma kontonumbri. Jaa, kuule, oota. Ma saan sulle ka numbri. Tead, ma sain eile Puusepaga sain paarist tuttavaks. Ja ta tuleb uue tootega turul, on ju. Ma mainisin, et mul sõbral saade tulemas, et ta oli väga huvitatud, saab äkki promoda seal. Thanks. Tšau. Tšau. Kuule, Komoon, ma olen seda tööd ennem ka teinud. Ma tean täpselt, kuidas teha see nii, et see poleks puhas müügijutt. Proovin ikkagi vägevalt seda teha, sest Jürgen ise ka on ju jõhker juustusöödik. Et ta oli väga nõus sellega. Ta tahab ju seda juustu endale ka saada. No kuule, oota korra. Ma eestin sulle varsti tagasi.
Tervist! Tere! Andres Karl Valk. Andres Puusepp. Jah, ma olen näinud või kuulnud. See on mul siin niisugune side business. Ei viitsi enam hommikut eriti ärgata. Sest Pärn sul lõusta ei viitsi vahtida seal iga hommik. No see on nali. Minu vist. Teil telesaade tulemas, nagu kirjutasid, jah? Jaa, megashow, ühesõnaga korralik meelelahutus. Mul ongi täpselt sellist turundust vaja. Et kes teil saatejuhid on, ei kirjutanud seda? Priit Pius ja Kait Kall on praeguse seisuga, jah. Pius on lahe, see Kait Kall. See on, ma ei tea, ju ka normaalne tüüp. Tahtsingi küsida, et mis summadest me räägime, et millega te kaasa tuleksite, et me promoksime teie tooteid ka, et... No see tegelikult oleneb. Palju Pius seal juustu sööb saates ja milline klipp sellest välja tuleb, aga ma ei tea, pakun puusalt praegu selline 5 kilo. Juustu või... Jaa, ülikõva toode. Sellist teist ei ole maailmas olemas. Plaanin välismaale ka tegelikult sellega minna ja panen nimeks Total Cheese. Siin Eestis jääb kõigi juust. See on erinevate piimade segu siin. Lehmapiima, kitsepiima, lambapiima ja mul tegelikult üks plaan veel. Ma tahan siia alpakapiima lisada, sellepärast, et see teeb selle juustu veel ülikõvaks. Aga see jääb vits papi taha, sest alpakasid on väga raske kasvatada ja üliraske lüpsta võib-olla kuulnud. Kui läheb käima, siis ma tahan vorsti ka veel teha. See on selline meie kõigi vorst. Seal on erinevad siis lihad koos. Veiseliha, sealiha, lambaliha ja võib-olla kitseliha. Et vaatame, et sellele ka siis hiljem turundust vaja tegelikult. Jaa. Kus tundub? Teeme ära. Teete hea saate, interneti väike video ja 5 tonni annan teile. Et see kõlab põnevalt, et minu poolest võib kauba kokku lüüa, et... Mul tegelikult üks tingimus ka. Kui saade eetrisse ei lähe, ma tahan oma raha tagasi saada. Et loomulikult, et see on ikkagi vastastikune tehing, et... Teeme ära siis. Võtta siia juustu. Vii koju perele ka ja maitse ja siis teeme asja ära. Kuule, aitäh sulle. Anna teada, mille juustu saadan. Jaa, ema. No tere. Kuule, isa käskis kontrollida, kas oled ikka elus. Tema ärkas oma lõpu peal sinise silmaga miilitses. Ma olin kodus. Tubli poiss oled. Kuidas tööga? No vaikselt edeneb, jah. Ma pean esimese osa ära tegema, sponsorid leidma ja siis kanal ostab ära. Väga äge, väga tubli oled. Aga mis sa praegu teed siis seal? Kuule, ma pean minema, mul on keegi ukse taga. Liine. Meil oli jah Keviniga eile väike andmine, et ei ole jõudnud koristada. Kohvi, teed, õlut. Ei taha. Kas kõik on hästi? Mu elu on läbi. Ei ole ju. On küll! Korterikaaslased sõidavad välismaale õppima. Homme antakse korter üle. Mul pole tööd, mul pole kuhugi minna. Aga vanemad? Isa on surnud. Ema elab uue mehega Hispaanias, pole tast pool aastat midagi kuulnud. Ma olen iga aasta õppelaenu võtnud. Isa pärandusest jätkus, aga nüüd on see ka otsas. Ma pole millegagi maksta tagasi. Sa oled ju leidlik noor inimene. Küll sa leiad ju. Ole vait. Ma hakkan saadet tegema. Ja mul võib näiteks sinna toimetajat vaja olla, et kui sa oled huvitatud, alguses on niikuinii keeruline. Ole vait! Erinevaid abiliine on ka. Ole vait, ma ütlesin! Sa kasutasid mind ära. Ma ei kasutanud ära. Ma olin purjus. Sa tirisid mu siia ja nüüd ma olen rase.
Ei ole. Sa ei ole rase. Olen. Sul ei ole kõhtugi. Päriselt. Ma ei tee aborti. Ma olen sellest mõelnud, aga ma ei suuda. Ja see oli sinu süü. Kuidas see minu Sina süü oli? lubasid, et sa kasutad kondoomi. Ma ei saa aru, kuidas saab kondossi valesti panna, kuhu sa panid põlve otsa selle või? Ei, erinevaid pille müüakse ka. Jaa, ma võtsin SOS pille, aga sa ei töötanud, idikas. Nüüd on... Igan sind! Ma ei saa tööle ka minna. Ma hakkan saama ema miinimumi. Sellest ei saa Tallinnas mitte midagi üüridagi. Ma lähen Põlvasse või ma ei tea kuhu. Rahuneme maha. Rahune ise! Karjumine ei ole lapsele kõige parem. Ma ei tea, mida ma mõtlesin see juhtu. Mul oli vist lihtsalt kahju, et keegi sinuga tantsida ei taha. Ära saa nüüd kuidagi valesti aru. Ma ikkagi pean küsima, et sa ju ei ole vahepeal kellegi teisega niimoodi, või noh, kellegi kolmanda isikuga siis niimoodi, et siis minu laps. Ma ei taha. Sa kurat. Hallo. Tšau, kuule arutasime Priiduga ja me oleme nõus. Jääb siis 1500 per saade, eks? Aitäh. Okei, no näeme. Nägemist. Ei ole võimalik, tegidki sitte taha või? Ühe korraga. Kohe jackpoti, kui mõned proovivad aastaid, kõva mees raisk. Kas ei ole naljakas, mida ma teen? Aborti loomulikult. Noored inimesed ei saa elu ära rikkuda endal. Ei. Me ei saa, Liine ei taha ja ma ei saa enda südametunnist selle ka võtta sellist. Võta vastutus, noh. Panete leivad ühte kappi, kus sina ei leiagi nii ilusat naist endale enam. Ma ei näe, et üldse tahaks minna. Ja siis ma küsisin, et kas selle... Kas laps on sinu oma? Ei. Küsisidki, kas laps on sinu oma või? Liine tuli siia, oli endast väljas ja sul oli mune küsida, et kas laps on sinu oma või? Kuule, äkki oledki oma selle show esimene külaline räägid, kui loll võib üks inimene olla. Nii siit tunneb. Peabki olema. Aitäh. Kuule, sa pead vabandust paluma. Ma tean, aga ma kardan teda. Kardad või? Tahad, ma räägin ise või? Ei, äkki peaks helistama. Ei, oota. Esimene kuldreegel, ära helista. Sa pidid ikka ise kohale minema. Ma tean, kus ta elab. Ma semmisin ta kursaega ükskord. Sa pidi välja kolima täna. Karl olen. Kas Liine on kodus? Ta läks juba bussijaama, tal on kell 3 buss. Ma tunnen, Aitäh. et lendan, et ületan kõiki äisen. Ma vabastan enda, ma kustutan kõik ja jääb ainult lend. Ja
tead? Teine teist ei saa kõhust võtta. Või ma ei tea, võib-olla saab uuri välja. Palu vabandust, ma olen loll. Midagigi tarka sinu suust. Ma ei tahtnud seda. Loomulikult sa meeldisid mulle, aga ma olen täiesti täis. Ma tahan vastutust võtta. Tore. Kui laps sünnib, siis teeme testid ja saad hakata miinimumalimente maksma. Kuhu sa lähed? Välja külla. Kus see on? Kilingi Nõmme lähedal. Vanema 2-toalisesse, kuhu minna? Hea Tallinnasse, tule minu juurde. Seal on tube küll, jah. Ajutiselt. Ma magan põrandal. Lasen asjad käime, siis üürime suurema. Ma ei tunnegi sind. Siis pole mulle kunagi lasta jääda. Me ei pea kokku jääma. Ja lihtsalt ära sõida. Tere tulemast koju. Pean saate peale tegema. Ma loodan, et sa tuled siin toime. Ma võtan kotiga. Ma saan. Tšau. Ja kaamera käib. Ja läks. Megashow! Õhtutäis rõõmu ja naeru. Kui ei vaata, kahetsed elu lõpuni. Meie igatahes oleme ekraanil, ole sina ekraani taga. Ära ekraani taga ole ees, sest muidu ei näe. Megashow! Pius! Ja purgis. Kas käib? Et liiga punitatud ei olnud või? Ei, minu arust oli väga hea. Sul oli orgaaniline? No enam-vähem. Oli okei? No enam-vähem, no mõtleme, sul läheb iga korraga puisemaks. Aga äkki teeb teksti ümber või? No sitad tantsil ikka munad segavad. Väga hea, kuule mul käis, seletame sisse lihe. See oli täpselt Teedu Kristjani see lööp, millest me rääkisime. Lõpeta ära see Teedu Kristjaniga kogu aeg. Väga hea, kuule. Ongi megashow. Kuule, teeme korra veel. Pane käima. Ja käib. Megashow! Õhtutäis rõõmu, naeru ja lusti, aga mitte Katrinit. Ei no tegelikult on Eesti pisike konnatiik ju suht hea koht karjääri alustamiseks. Kuskil mujal ei osale kohalikud staarid tasuta tudengfilmides. Ja no selline asi, et mingi algaja, kellel pole korralikku eelarvetki, saab oma esimeses show saatejuhtideks kohe tipptegijad. No see on ulme. Kui me samas vaimus jätkame, siis ma usun küll, et mitte ainult Eesti kanalid ei lähe meie beebi pärast kiskuma, vaid varsti me saame oma formaati ise suurtele tegijatele müüa. Siis on kõik mured lahendatud. Peremured, rahamured ja nagu ma ütlesin, mõelda tuleb suurelt ja eneseusku ei tohi kaotada. Sky is the limit.